Tere! Minu nimi on Toomas Reimann ja ma olen Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja. Kuna käesoleva ürituse teemaks on ahelreaktsioon, siis ma alguses natuke tutvustan, mis see ahelreaktsioon endast üldiselt kujutab, toome mõningaid näiteid ja siis saab tutvustada mõningaid elemente, mida teie saate oma ahelreaktsiooni käima panemiseks ja tekitamiseks kasutada. Ahelreaktsioon on protsess, mille käigus protsessi lõpptulemus või kõrvaltulemus käivitab uue samatüübilise protsessi. See on selline keerukam definitsioon, ka võib lihtsalt jääda sellise definitsiooni juurde, et on ahelreaktsioon siis protsess, mis tingib iseenda jätkumise. Näiteid kõigepealt tehnikast. Enim tuntud tehniline ahelreaktsiooni näite on tuumalõhustumine, mis siis toimub selliselt, et kui mõne raske elemendi tuum jaguneb 2 tütartuumaks, selle käigus vabaneb 2-3 neutronit. Kui nüüd neutron tungib järgmisesse elemendi tuuma, tekitab selle lõhustumise ja vabaneb järjekordselt 2-3 neutronit. Ja niimoodi see protsess jätkub ja kui teda ei kontrollita, siis ta toimub plahvatuslikult. Nii et põhimõtteliselt tuumareaktorites on see ahelreaktsioon kontrollitav, aga tuumapommi plahvatustes toimub ta siis kontrollimatult. Sellise pildi peal ongi siis kujutatud ühe tuuma lagunemine tütartuumadeks. Pisikesed valged ringid on siis neutronid, mis tabab järgmist tuuma, see neutron ka järgmist tuuma, põhjustab selle lagunemise ja kui neid oleks siia joonistatud väga-väga palju, siis kõik nad laguneksid ja tekitaksid jällegi neutroneid juurde. Veel võib vaadata näidet elektronlaviinist. Kui on kõrge pinge ja leidub vabu elektrone gaasis, siis see kõrge pinge elektrivälja tõttu kiirendab elektrone. Elektron saab suurema kiiruse, põrkab järgmise aatomiga, lööb sellest välja elektrone ja tekivad ka positiivsed ioonid. Ja niimoodi see protsess jätkub ja tekivad elektrilahendused gaasides, mida siis ka nimetatakse gaaslahendusteks. Kasutatakse seda näiteks kiirgusosakeste registreerimisel. Kui siseneb gaasiga kambrisse kiirgusosake, tekitab seal elektrone ja ioone, tekib lühiajaline elektrivool, mille saab siis registreerida. Ja see annab siis märku, et oli tegemist ühe kiirgusosakesega. Samamoodi saab registreerida hästi nõrka valgust. Kui valgusosake lööb ainest välja elektroni ja see tabab sellist materjaliga plaati, kust vabanevad elektronid hästi lihtsalt, siis tekib 2 elektroni asemel 4, 4 asemel jälle 8 ja niimoodi võimendub elektronide laviin, mida saab juba siis ampermeetriga mõõta ja fikseerida valguse saabumist registreerimisseadmesse. Sellised 2 pilti gaaslahendustest. Võib näiteid tuua ka keemilisest ahelreaktsioonist, mille üheks näiteks on kloori ja vesiniku molekulide ühinemine. Kui klooriaatom ja vesiniku aatom, mis on üksinda ehk pole molekulideks ühinenud, siis nad on väga aktiivsed, põhjustavad kloori ja vesiniku molekulide lagunemise, mis tagajärjel tekib üksikuid kloori ja vesiniku aatomeid juurde, mis omakorda lagundavad järgmisi kloori ja vesiniku molekule. Enim tuntud selline tavaline ahelreaktsioon on põlemine, ehk siis kehad koosnevad ju ainetest ja materjalidest, mille süttimiseks on vajalik kindel temperatuur. Ja selle tekitab siis sama keha osa, mis juba eelnevalt on põlema pandud. Ja sellisena tuleb siis kogu aeg energiat sellest samast protsessist juurde ja põlemine levib nii-öelda ahelreaktsioonina.
Siit ka selline vana ütlus, sauna ahju panin, küla läks. No, elus loodusest võib tuua näiteid bakterite ja näriliste paljunemise kohta. Iga järgnev põlvkond moodustab uuesti erinevast soost tegelaste paare, tekib järjekordne paljunemine, nii see protsess võib, kui on hea aasta, kui on süüa ka palju, siis tekib neid tohutult juurde, mis oleks siis nagu näide eluslooduses toimuvast ahelreaktsioonist. Samuti vähkkasvajate teke, mis seisneb selles, et mõni rakk saab kahjustatud, hakkab tootma samasuguseid kahjustatud rakke ja niimoodi areneb siis vähkkasvaja. No, inimtegevusest siin viimase aja näide, mis tegelikult on ka vaadeldav kui majanduses toimuv ahelreaktsioon, ehk siis majanduskriisi ja finantskriisi tekkimine. No, samuti võib rääkida sellisest ahelreaktsioonist, mis tuleneb mingi valdkonna eelisarendamisest või lisarahastamisest. No, näiteks propageeritakse biokütuste tootmist ja selle hind kergitatakse normaalsest kõrgemaks. Nüüd põllumehed hakkavad tootma vilja selleks, et seda viia biokütuse tootmisesse ja arenguriikides näljahäda jällegi suureneb. No, ka kuulujuttude levimist võib vaadelda kui teatavas mõttes ahelreaktsiooni. No, siin on paar videoklippi, kus on ka tegemist siis ahelreaktsioonidega. Siin on siis näide, kus on tehtud mänguliselt ahelreaktsioon hiirelõksude abil. Tegelikult neid ahelreaktsiooni võistlusi korraldatakse ka Aasias ja ülemaailmselt hästi palju. Ja neid nimetatakse siis Ruby Goldbergi masinateks. Ja siin on üks näide siis ühest 3 minutit töötavast Ruby Goldbergi masinast.
kui te nüüd hakkate oma ahelreaktsioone koostama, siis saame paraku kasutada hästi lihtsaid vahendeid, mitte selliseid päris, nagu te seal videos nägite. Nüüd ma tutvustan mõningat sellist füüsikalist abivahendit, millega saab mingit protsessi automaatselt jätkuma panna. Esimene oleks elektromagnet. Ehk siis see on selline magnet, mis tekib tänu elektrivoolule. Ja on vajalik selle valmistamiseks üks raudnael, traati ja patarei. Nüüd, kui siia traati lasta vool, siis selle raudsüdamik muutubki magnetiks. Kinnitan siia niidi otsas rippuva metallkuulikese. Kui ma lüliti avan, siis vooluring katkeb, elektromagnet enam ei tööta, vabastab kuulikese ja siis on näha, mis võib juhtuda. Järgmiseks elemendiks, mida te saate kasutada, on kang. Kang on selline latt, mis on kuskilt kinnitatud ja ta saab ümber selle kinnituspunkti vabalt pöörelda. Kangile võib panna mõlemale poole kinnituspunkti mõjuma mingisugused jõud. Ja kehtib kangi tasakaalu tingimus, et kui jõu korda selle jõu rakenduspunkti kaugus pöörlemist teljest ühel kangi korrutada ja jõud korda selle jõuõlg teisel pool kangi pöörlemispunkti korrutada, siis peavad nad olema võrdsed. Praegusel juhul ongi kang tasakaalus. Et mingisugune reaktsioon sellele järgneks, on meie eesmärk viia kang tasakaalust välja ja seda mitte kätega abistades, vaid et ta toimuks kuidagi protsessi käigus. Nüüd saab siis teha selliselt, et siia pudelisse on valatud vesi. Kui ma võtan sealt põhja tehtud augu eest tiku ära, siis hakkab vesi välja tilkuma. Veele, mis purk jääb, mõjuv raskusjõud väheneb, seega siinpool pöörlemistelge muutub jõud väiksemaks ja lõpuks see kangi ots vajub allapoole. Siia saab siis panna näiteks pirni. Kui on juhtmed viidud kangi otsa ühe alusele, mis on kaetud tinapaberiga ja saavutab kontakti, siis hakkab pirn põlema. Samas on teil töös ka kasutada selline väike pumbakene, et võib pirni asemel tööle panna see kontakt siin pumpab vett kuskile kõrgemale ja saate seda kasutada järgmise protsessi käima panemiseks. Vaatame, kuidas see kangi katse siis toimub. Tekkis kontakt ja pirn süttis põlema. Sellist seadeldist nimetatakse plokiks. Tegelikult võib plokki käsitleda sellise kangina, et see jõurakenduspunkt on siin servas, kus niit tuleb vastu seda soonega ketast ja teise jõurakenduspunktiks on teispool samasugune punkt, kuhu niit tuleb vastu soonega ketast. Seega jõuõlgadeks on tegelikult selle ketta raadiused. Ja ploki peal, kui plokk ise on paigal, saab kehasid tasakaalustada. Näiteks oma töös võite kasutada sellist reaktsiooni jätkamise võimalust, et kas siia tilgub vesi või veereb mõni kuulikene. Sellega on tasakaal rikutud, pool hakkab alla vajuma, teine pool kerkib ja paneb mingisuguse muu protsessi jällegi käima. Antud juhul panen siia ühe väikse mutrikese. See pool vajus alla, teine kerkis ja siit võib siis mõni muu kuulike näiteks veerema hakata. Tere! Minu nimi on Ahti ja räägin teile mõne sõnaga lülititest. Tänapäeval leidub lüliteid kõikjal. Meile kõige lihtsamad ja tavapärasemad lülitid
asuvad meil seinal, mis lülitavad meil sisse valgusteid. Keerulisemad lülitid toimuvad arvutis, mis siis lülitavad meil vahetpidamata kiiresti sisse-välja mingisuguseid protsesse. Mõndadest lülititest lähemalt. Antud ekraanil on näha kõige lihtsamat lülitust, mis on siis sisse ja välja lülitav lüliti ja tingmärgina kasutatakse skeemidel siis nähtavat tingmärki. Järgmisena üldlevinumalt on meil tuntud uksekella nupp, mis siis lülitab meil hetkeks sisse vooluringi. Skeemil näidatakse seda siis vastava tingmärgiga. Näitaksin siin koha peal paari lihtsat skeemi, kuidas neid kahte lülitit kasutatakse. Kõige lihtsam skeem koosneb vooluallikast, lülitist ja tarbijast. Tarbijaks võib olla siis kas lamp, mootor või mingi muu samalaadne siis komponent. Antud juhul on meil tegemist lambiga. Kui me nüüd vajutame lülitil, siis näeme, et lamp süttib ja jääb põlema. Kõige tavalisem lülitus, mida kohtame igal pool. Lülitid, mis hetkeliselt või ajutiselt sulgevad või siis avavad vooluringi, nimetatakse survelülititeks. Siin antud juhul on näidatud kahte survelülitit ja survelülitite skeemi. Esimene skeem näitab meile avatud vooluringi, kus lüliti töötab ja sellele peale surumisel siis sulgeb vooluringi. Vajutame lülitil ja lamp süttib. Katkestame ja samal hetkel meil lamp kustub. Teine skeem, kus on kasutatud siis suletud vooluringi ja lülitusena on kasutatud survelüliti, mis oma normaalasendis püsib kinnisena. Vajutades nupul lamp kustub, vooluring katkestatakse. Lastes nupust lahti, vooluring jälle suletakse. Elust võiks sellist näidet tuua signalisatsioonid erinevad, kus ukse avamisel antakse signaal, et vooluring on katkestatud ja antakse edasi signaal siis tavaliselt mingisugusele väiksele mikroprotsessorile. Survelülititest tulevad veel ette meie tavaline arvutiklaviatuur, mis on ehe näide sellest, kus kasutatakse survelüliteid. Kuna tihtipeale on vaja teha lülitusi ühest vooluringist või vooluahelast teise, siis kasutatakse veel ümberlüliteid ja mitmekordseid lüliteid. Antud näitena siin on näidatud, kus vooluring, siis kinnine vooluring asendatakse teise vooluringiga. Skemaatiliselt võiks see välja näha järgmiselt. Antud skeemis on meil näha, et meil lamp põleb ja mootor, mis on samale skeemile pandud, seisab. Lülitades lülitit, lamp kustub ja mootor hakkab tööle. Vajutades järjekordset lülitit, mootor seiskub ja lamp süttib.
Seetõttu kasutatakse vastavalt vajadusele väga mitmeid erinevaid lüliteid. Lüliti, mis lülitab korraga sisse 2 tarbijat. Antud skeemil on näha lamp ja mootor. Vajutades lülitit käivituvad mõlemad korraga. Näitaksin siin koha peal mõnda erilisemat lülitit. Üheks nendest on selline tilklüliti, mis käivitub sellisel puhul, kui ta on teatud asendis. Siin lülitis on sees elavhõbe ja vastavalt sellele, kui ta on pikali asendis, siis on vooluring katkestatud, kui objekt, mille küljes siis antud lüliti on, muudab asendit, sellisel puhul toimub kontakt ja vooluring ühendatakse. Magnetlüliti. Klaaskorpusesse on pandud 2 kontakti, mis on omavahel lahus. Magnet möödub sellest või läheneb sellele ja vooluring siis vastavalt sulgub. Näide, kuidas toimib magnetlüliti. Kuidas väga lihtsate vahenditega on võimalik valmistada lülitit. Selle jaoks on vaja pappi või lihtsat paberit. Algsele papile kinnitatakse 2 fooliumriba, mille peale või alla vastavalt vajadusele kinnitatakse juhe. Niimoodi. Seejärel valmistatakse ette teisest või samast papist selline raamistik. See on oluline selle jaoks, et kui lüliti koos on, et ei toimuks juhuslikku kontakti. Seejärel kleebitakse papile teise külge peale siis fooliumit ja nüüd, kui need omavahel ühendada ja natukene survestada, toimubki vooluringi ühendamine. Siin on üks näide survelülitist. Voltida vahepealne paber kokku ja on teil survelüliti, mis töötab alati selle peal, et kui surve on, siis on ühendus, kui survet pole, on katkestus. Kuidas teha samasugust nii-öelda tilgalülitit koduste vahenditega? Kasutades samamoodi ära pappi ja piisab ainult juhtmest, saame me tekitada sellise papist toru, paigaldame traadid 2 kohast läbi selle papist toru, paigaldame sinna sisse metallist kuuli või juhul, kui kuuli ei ole, saame me tekitada sellest hõbepaberist või fooliumlindist samamoodi kontakti andva kuulikese. Ja kui nüüd see kuulikene alla liigub, sulgeb vooluringi. Lüliteid on siis mitmeid erinevaid. Jääb ainult küsimus, kuidas ja kus erinevaid lüliteid kasutada. Head meisterstamist!